Tere! Mina olen Eve Reisalu ja ma näitan teile, kuidas teha lünkade harjutust theteacherscorner.net kodulehel. Avanenud leheküljel on kaks võimalust. Esiteks saab siit vasakul poolt prinditavate töölehtede alt leida täida lüngad, fill in the blank, või siis kerides veidi allapoole on siin ka piltide näol täida lüngad ja klõpsame selle peal. Avanenud leheküljel tuleb nüüd muuta ingliskeelset teksti eestikeelseks. Kirjutame töö pealkirja, näiteks loomade rahvapärased nimetused. Järgmisele reale tuleb tööjuhis. Täida lüngad. Sellele järgneb ingliskeelne juhiste plokk. Siit läheme edasi ja nüüd on võimalus kirjutada siis lauseid. Ja paneme näiteks esimeseks lauseks. Metsas luusis rebane ehk reinuvader. Klõpsates järgmisele reale saame me teada, milliseid sõnu me saame nüüd lünkadeks muuta. Ja siin nende sõnade peal klõpsates siis selle sõna muudamegi lüngaks ja võtame siit ära reinuvader. Aga näete, praegu läheb see sõna koos punktiga. Selleks tuleb tegelikult punkt eraldada sõnast. Läheme siit pliiatsimärgilt muutma ja teeme sõna järele tühiku, nii et punkt jääb eraldi. Teeme uuesti ja nüüd on see reinuvader punktist eraldatud. Klõpsame reinuvader peal. Järgmine lause. Talle tuli vastu hunt ehk hallivatimees. Ja jälle, kui ma tahan panna hallivatimees lüngaks, siis panen tühiku ja nüüd alles lause lõpumärgi. Ja klõpsates järgmisele reale muutuvad need sõnad kõik eraldi sellisteks kastikesteks ja nüüd ma määran ära, millise sõna ma tahan muuta lüngaks. Nii, läheme edasi. Suure kuuse juures kohtasid nad jänest ehk pikkkõrva ja siili ehk okaskera. Ja jälle panen siis kirjavahemärgi ette tühiku ja nüüd ma tahan muuta okaskera ja pikkkõrva. Ja vaatame ühte sellist lauset ka, kui see lünk, mida me tahame lastele lasta ise kirjutada, selle lünga sisu, et see lünk koosneb kahest sõnast. Nii, paneme näiteks sellise lause. Jänes uuris, kas nad on viimasel ajal kohanud karu ehk mesikäppaotti. Mesikäppaotti. Ja nüüd, kui ma tahaksin, et lünka läheks mesikäppaotti, siis ma pean selle kahe sõna vahele panema alakriipsu. Nii. Ja muudame mesikäppaotti lüngaks. Nii, kerime allapoole. Siin on näha nüüd sõnapank, millised sõnad lünka peaksid minema. Edasi on võimalik määrata, millises kirjastiilis
soovitakse seda harjutust teha. Siin saab 3 fonti määrata. Arial on kohe olemas, aga on võimalik siis lisada ja siin saab ka Verdana asemel panna näiteks midagi muud. Nii, järgnevad on tasulises variandis ja nüüd on generate worksheets ehk koostama tööleht. Ja nüüd on näha, milline see on. Kuna me kasutame tasuta varianti, siis siia nurka ilmub pidevalt reklaame, need saab siin kinni panna. Siin on ka väikesed juhised, siin võib need läbi vaadata, vajutades siis next ip, aga võib ka vahele jätta. Need ilmuvad iga kord, kui te uut töölehte teete, võib panna siin ka stop. Siin on nüüd näha vastust, ka võimalus näha vastuste lehte, et saab endale välja printida vastuste lehe. Nii, siin on võimalik siis muuta kirjastiili, need, mida me 3 tükki valisime. Ja nüüd nime ja kuupäeva rida. Ehk siis see on see üleval osa. Selle on võimalik üldse ära võtta, ära peita. Aga kui soovida, et see on, siis saab show. Siin saab muuta tema värvust, suurust. Võimalus on panna kuupäev. Kuupäev on praegu peidetud, aga võib panna ka ta nähtavale. Ja on võimalik muuta siis selle nime osa siis panna vasakule või siis jääb paremale. Ja neid saab kõike siin ka eestikeelseks kirjutada ehk lõpsates sellel real. Parandame ära. Nii. Ja kui me nüüd soovime, et nende vahed on natukene suuremad, selle võiks seda ettepoole kahjuks nimi, nii, siin oli viga sees. Nii, seda nüüd kahjuks ettepoole ei saa, aga need saab panna ühe kaugusele. Nii, kui me tahame, et siin nende vahel kuupäeva ja loomade rahvapärased nimetused selle vahel oleks suurem vahe, siis lihtsalt paneme sisestusklahviga reavahesid juurde ja siin täpselt samamoodi. Ning harjutuse sisu ja tööjuhise vahele ka suurema vahe. Nii, nüüd edasi. Lähme siit back tagasi ja võtame siis pealkirja rea. Siin jälle saab pealkirja värvust muuta, saab pealkirja suurust muuta ja on võimalus ka see pealkiri üldse ära võtta. Nii, lähme siit tagasi. Nüüd tuleb tööjuhiste rida. Tööjuhised on liiga väikesed, jälle kirja suuruse muudame siit suuremaks ja on võimalus see ära peita, et seda üldse ei näidata ja on võimalus siin eraldi panna sellele hoopis teistsugune kirjastiil. Siit läheme tagasi ja nüüd tuleb harjutuse osa. Klõpsame selle peal. Jälle on võimalus kirjastiili muuta, värvust on võimalik muuta ja nüüd on siis see kirja suurus, reavahe suurus, lünga suurus ja sõnavahe suurus. Ning praegu on näha, et need on nummerdatud 1, 2, 3, 4, aga on võimalik see üldse eest ära võtta või siis panna tähtedega. Võtame ta siis praegu eest ära. Nii, näete, siin enam ei ole neid ees. Ja nüüd on siis sõnade panga seaded. Sõnade pank on see siin paremal pool
klõpsame peal. Selle on võimalik üldse ära võtta, et õpilased ise mõtlevad, mis sõnad lünka käivad. Siis on võimalik teda panna lausete kohale. See oli lausetest siis paremale või siis lausete alla. Ja siin on siis ka suurus, nende sõnade suurus. Ja näete siin sõnade pangas ei ole nüüd seda alakriipsu siin näha, nii et sõna on kenasti koos, ilma nii nagu ta peaks olema. Lähme siit tagasi. Piltide võimalust on siin väga vähe. Pilte saab panna ainult tasulises variandis. Iga juures on ainult üksikud pildid ja oma pilti saab ka panna ainult siis tasulises variandis. Ja nüüd, kui on töö valmis, siis saab siit printida ja salvestada. Me salvestame ta ära. Kas siis saab pildiks teha või PDF-failiks. Ja neid reklaame siin ikka ette tuleb. Natukene oodata ja ongi näha, milline see tööleht on. Ja siit saab siis kas printida või siis alla laadida. Nii, et see tööleht siis näeb meil selline välja. Laeme ta alla. Ja avan teile, et milline see siis välja näeb, et siin saab siis üle vaadata. Ja nii lihtne see töö ongi. Nii et mõnusat töölehtede koostamist.